videolõunatund Nõmme raadios. Nii, tere maailm ja head uut aastat. Ja eelmise aasta eest suur tänu kõigile, kes meie saadet toetanud on, sest ainult tänu neile kogu see värk meil siin üldse toimib ja nii edasi. Aga kuna praegu on nüüd siis 1. jaanuar, meil on ütleme see adventide värk ja kõik see on mööda läinud, siis me ei pane põlema neid 4, mis on advendiküünlad, aga mul on selle jaoks, uue aasta jaoks spetsiaalselt kaasas üks niisugune, mis rohkem peaks olema, ütleme, uus aasta moodi jurakas. Kuuske meil ei ole, aga uue aasta tunne peab olema ja selle jaoks on meil ka vastav küünal siin koha peal olemas. Kuigi tegelikult ma praegu hakkasin mõtlema, et kuna siin nagu nii jutte midagi muud ei saa näha peale antud juhul minu ja sihukese imeliku pintsaku, sest ma tulin praegu ühte püha tähistama selles kristlikus perekonnas, siis tegelikult meil on need küünlad olemas, paneme advendid ka, kujutame nüüd endale ette, et see on meil siis nagu advent, see tähendab jõulud ja ma ei saa aru, et meil on siin jõulud ja uus aasta selles mõttes korraga. Nüüd küsimus on selles, et kus kohas, ega see uus aasta ei ole kah kogu aeg olnud jaanuarikuus ja 1. jaanuari uut aastat on ikkagi Euroopas tähistatud ka kõik võimalikel muudel aegadel, märtsis ja aprillis ja Roomas oli ta ja märtsi keskel need on kuulsad need märtsi iidid ja nii edasi. Nii et ega tegelikult me ikkagi ei tea, mis pärast see uus aasta just seal on, kus ta on ja kus me teda siis täna tähistame, välja arvatud ehk üks see asi, et see on see päev, mil Jeesus laps viidi templisse juudi kombe järgil ümberlõikamisele. Nii et see oleks nagu siis ainus asi, mis meil siis seda 1. jaanuari meie jaoks oluliseks teeb, on siis Jeesuse ümberlõikamine. Aga ma arvan, et nüüd meil on ühesõnaga igal juhul uus aasta tunne peaks ju nüüd olema mingil määral küll. Paratamatult me peame rääkima mitte ainult sellistest lõbusatest ja toredatest, vaid ka probleemsetest asjadest, mille me viime möödunud aastast uude aastasse. Ei ole mõtet ehk väga kurvastada, aga tõsist asjadel on siiski üks tore siuke lõbus asjaolu, mis leidis aset täpselt viimasel nädalal enne uue aasta saabumist, on see, et Balti riigid, Eesti, Läti, Leedu avaldasid toetust Taanile seoses sellega, et Trump, usu või mitte, tähendab, see tõesti ajab naerma, Trump oli nimetanud eriesindaja Gröönimaale. Ehk teiste sõnadega, see vana idiootne idee, mis tal oli, tähendab, et Gröönimaa ära võtta Ameerika ja Ameerikale, kus juures kõige hullem lugu on see, et tegemist on see, et Gröönimaa kuulub ju otseselt NATO partnerile ehk Taanile. Nii et kui Trump ikkagi väga jeeberdama hakkab, ega ei välista ju seda, et see läheneb isegi relvastatud konfliktile, kus juures ega nüüd päris selge need Trumpi tahtmised ei ole, aga ta nimetas oma eriesindaja, nii nagu tal oli Venemaa suhtes Steve Witkoff, tal on üks teine, kelle nimi mul meelde ei jää, kes on nüüd nimetatud Gröönimaal. Ja nüüd siis juhtuski see asi, et Balti riigid ja Skandinaavia ühtne seltskond, see on siis Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, tegid vastava avalduse toetamaks Taani õigusi Gröönimaale. Või vähemalt selleks, et Trump natukene aega ära ehmatada, et ta selle Gröönimaa müla mingil hetkel selle nagu maa tõmbaks. Eks näeb, aga eks see olnud ka ju üks Trumpi selliseid, uuel aastal on hea rääkida, sellepärast,
et me ütlesime ju, et uuel aastal me peaks vaatama, et me ei tohi rääkida kurbadest asjadest. Trumpi suhe Gröönimaasse on tegelikult ju idiootlikult lõbus või lõbusalt idiootlik. Ja tuletame meelde, et selline kaltsakas mõtlemine on tal olnud veel, puudutanud veel ühte riiki, mille tulevik on ka siukene mingil määral, ei tea, mis sest asjast saama hakkab, ja see on Panama kanal. Tegelikult seda juttu, et Panama kanali kõrval peaks olema teine või kolmas kanal veel, seda on räägitud tegelikult juba oma peaaegu et 100 aastat, nii kaua kuni see üks kanal olemas on. Probleem on selles, et Panama kanal on rahvusvahelise laevanduse ja kaubaveo seisukohalt ülitähtis, sellepärast see on ainus otsetee siit ülevalt Atlandi ja Vaikse ookeani vahel. Tähendab, teine variant on siis Magalhässi väin, see on siis Lõuna-Ameerika tipust ümber. Ja selge, et tänapäevaste mahtude juures, kui te lihtsalt vaatate kas või YouTube'is või kuskil vaatate ühte naftatankerit, siis see naftatanker on nii pirakas, et ta on ebainimlikult suur. Ja vaat selliseid tankereid pääseb Panama kanalisse korraga suhteliselt mitte palju. Nad seda üks sõidab teise järel ja neid võib seal olla, ütleme 10 tükki üksteise järel, aga nad ei saa omavahel ju üksteisest mööda. Ja mööda ei saa need vastu tulevad tankerid. Nii et tegelikult see probleem tegelikult on ju põhimõtteliselt olemas. Ja see, et Panama riik eksisteerib tänu kanalile, on ka nii, nagu ta on. Riigi tuum ja olemus on kanal, kanalit on vähe. Tekib järgmine küsimus, mida teha edasi. Ja kas seda edasi ehitama peaks siis Ameerika, kes on rahvusvahelis kaunis, aga see võib olla ka Hiina ja neid riike võib ju olla veel ja veel, kes tegelikult sellest kaubateest huvitatud on. Ühesõnaga Trump oli siis see, kes käis ka selle idee välja. Tal oli seal 2 varianti, et esimene variant, et ta võtab Panama riigi ära. Nii palju on siis rahvusvahelisest õigusest ja selles mõttes põhimõttelist vahet ju Trumpi ja Putini vahel ei ole. Putin tahab Ukrainaga teha seda sama, mida Trump tahab teha Panamaga. Või siis tõepoolest tekitada mingisugune rahvusvaheline liit, ühendus, konsortsium, ükskõik mis, kes ühiselt ehitaks täiendava kanali teise või kolmanda kanali sinna samma kõrvale ja mis kõige tähtsam on, et see oleks siis ka ühiselt haldatav. Ega sellest on ju vähe, kui kanal on. Kui kanal on valmis, siis tekib järgmine küsimus, aga kes seda kanalit käigus hoiab? Eks ole, seal olevad ju lüüsid näiteks, eks ole, ja siis igasugused muud veega seotud rajatised. Ükski asi ei seisa igavesti, ükski lüüs ei seisa igavesti, keegi peab selle lüüsi korda tegema, keegi peab seda lüüsi haldama, et keegi peab jälgima ja vastutama, et laevad omavahel kokku ei põrkaks ja kokku ei sõidaks ja nii et see on üks omaette ooper. Praegu on asi nagu selles mõttes suhteliselt lihtne, et see haldamine, sealhulgas ka tehniline ja inseneri haldamine on antud Panama riigile ja see kanal kuulub Panama riigile. See on esimene punkt ja teine punkt rahvusvahelise õiguse järgi kuulub Panama kanal vabalt laevatatavate veeteede hulka. Ehk teiste sõnadega ei saa ka Panama riik tekitada mingisuguseid otseseid tõrkeid selle kanali ekspluateerimisel. Aga edasi siis tuleb Trump, elevant portselanipoes nagu ta on. Ja eks siis vaatame, et siukene minu arvates suhteliselt lõbus teema on üleval. Kui rääkida veel lõbusatest ja toredatest teemadest, siis ma tuletaksin meelde seda, et jõulu esimesel pühal ja jõululaupäeval näitas Eesti Televisioon ühte suurepärast sellist muusikalist lavastust nimega Rohelised niidud. See lavastus oli pühendatud Eesti Raadio meeskvartetile, see oli siis Uno Loop, Kaljo Terasmaa, Eeri Klass ja Arvet Haug ja kelle paljud laulud, sealhulgas seesama Rohelised niidud kõlavad veel tegelikult tänase päevani. Jumalukene, seal on ju
see Sepa jutustus ja kõll ja Sädemes põlenud põlv. Ja me kolmekesi tuleme Präänikute maalt, meil jalas püksid magusad ja Kuub on magus ka, see 3 piparkoogipoisi laul. Ja noh, neid suurepäraseid laule ja seda on olnud ju ajaloos veel ja veel. Ja selles mõttes me peaks olema väga tänulikud nendele näitlejatele, lavastajatele, kes seal osalesid, et see osa Eesti muusika ajaloost on uuesti elama pandud ja elab hästi. See lavastus Rohelised niidud eelmisel aastal ta figureeris või teda siis etendati Kiidjärvel, mis on Taajaskoja lähedal seal ja sellel Kiidjärve suurel laval. Rahvast käis muidugi nagu murdu ja on tore, et see asi on salvestatud ja nüüd jällegi televisioonis üles tuleb. Aga siin on üks asi, mis mulle nagu, seda nüüd vaadates eelmisel jõululaupäeval õhtul, üks asi, mis mulle silma torkas, oli see, millest me rääkisime siin selle kohta, et tänapäeva mood ja moe teatavad elemendid on midagi, mis minule käivad üldiselt närvidele või mida ma arvan, et mis ei ole kena. Kaasa arvatud, eks ole, need lohvakad püksid, eks ole, millel ei ole ei viiki ega midagi ja mis on sama laiad kui jalalaba. Siis üks omaette stiil on see, et kasukad või sellised villased mantlid ja nende all on siis paistavad välja kas mustad sukad või siis mustad retuusid. Siis me rääkisime veel sellest, et üks asi, mis minu arvates nagu ei ole päris siuke košer minu jaoks on see, et meil on nagu hakanud liigselt levima tätoveeringud. Ja me siis ju rääkisime ka sellest, et kui tätoveering on siuke väike, maitsekas, viisakas ja kena koha peal, siis las ta olla, ta võib-olla ongi kena. Aga kui meil on tegemist ikkagi tohutult suurte mingisuguste tätoveering maalingutega, siis on see ikka päris jube. Ma tuletan meelde, et on olemas üks siuke film, mille nimi on Karikakra-mäng. Ja Karikakra-mängus on, need on 3 miniatuuri, 3. on Kalju Saaberi raamatu järgi või novelli järgi nimetatud tätoveeringuks. Ja see on siis lugu, kuidas üks 15-16 aastane koolipoiss armub ära mustlas tüdrukusse selles mustlas laagris, kes nende linna kõrval seisab ja siis oma selles suures armutuhinas laseb endale tätoveerida rinnale rinna või selle suuruse linnu. Nii et ühesõnaga kõik need, kes tahavad endale tulevikus või mõtlevad selle peale, et peaks nagu tätoveeringu kuskile tegema, olgu siis kas tagumiku peale või selja peale või nii edasi, võiksid seda filmi korra vaadata ja siis pärast seda järgi mõelda. See on tõeliselt hea film, seal on üks väike mustas poiss Jan Brazauskas, kes mängib seal väikest mustas poissi ja räägib väga hea, toreda sellise mustlase aktsendiga. Muidu see Jan Brazauskas õppis Tartu 5. keskkoolis ja ta oligi päris mustlane, ainult et ta rääkis normaalselt eesti keelt. Selle filmi jaoks ta kasutas siis sellist mustlase aktsenti või nii. Nii et ühesõnaga ma lihtsalt paluksin ja soovitaksin, et need inimesed, kes tahavad endale mingisuguseid suuri tätoveeringuid edaspidi teha, vaadake see film ära ja otsustage alles pärast seda. Tuletan meelde, filmi nimi on Karikakra-mäng, koosneb 3 novellist ja 3. novell kannabki nimetust tätoveering. Nii et nii palju siis. Ja kui nüüd tulla nende roheliste niitude juurde tagasi, siis muidugi, mis ikkagi väga silma torkab ja mis on lavastaja väga hästi ära märkinud ja teinud, on see, on tõeliselt ilus mood. Tähendab, mehed, seal eriklass ja kõik teised käivad väga soliidsetes ja toredates kihvtides ülikondades ja tüdrukud, see on täiesti uskumatu, need on minu teada Viru varietee tantsutüdrukud, kellel on ilusad, 2 osast koosnevad kleidid ja ilusad tikkudega kingad.
ja kui ma vaatan neid kingi, siis mul täitsa selgelt torkab silma see kaasaja järgmine moeröögatus. See on see, et mitte ainult laiad lohvakad püksid, vaid ka nende all on saapad. Ja kui naisterahvad käivad selliste saabastega, mis põhimõtteliselt meenutavad enamusele meestest, kes on sõjaväes käinud, meenutavad eeskätt jalaväe tanksaapaid või veel rohkem dessantväelaste saapaid, millega nad langevarjuga alla hüppavad ja nii edasi, siis on see ikkagi tegelikult päris jube. Aga kuna meie ei ole moemäärajad ja mis ma ikka teha saan, on nagu on. Minu asi on lihtsalt ära märkida, et kui televaatajad tahavad näha tõeliselt moodut värki, nagu see oli 60. aastatel ja mis oli tõeliselt ilus mood, siis otsige podcastist üles või Jupiter ERR, otsige üles rohelised niidud ja on siis mida vaadata ja nautida, et kui kenasti võisid asjad vanasti välja näha. Nüüd üks asi, mis seoses selle viimase uue aasta ja jõuluga nagu mulle veel nagu natukene silma torkas, oli see, mind kuidagi nagu hakkas rabama see, et kui palju ja millises koguses meil räägitakse peresisesest vägivallast. Number, mille ütles nüüd, Susi teda teab, kes nüüd just, aga see oli, näide oli see, et vägivalla juhtumeid lähisuhtes raporteeriti politseile ei rohkem ei vähem kui 10 000 tükki aasta kohta. No kui nüüd arvestada, et lähisuhte vägivallas peavad osalema vähemalt 2 inimest, üks, kes seda vägivalda rakendab ja teine, kelle suhtes vägivalda rakendab, siis ühesõnaga sellest lähisuhte vägivallast tegelasi peab olema siis vähemalt 20 000, aga kuna on olemas terve rida teisi vägivalla variante ja vorme, kus seda kismat on rohkem kui 2 vahel, siis paneme kirja 30 000. 30 000 Eestis on lähisuhte vägivallaga seotud. Selle peale mul tekib loogiline küsimus, loogiline mõte, ahoi, kas te annate endale üldse aru, millest te räägite? Mul on selline tunne, et kõige hullem lugu tähendab lähisuhte vägivald tegelikult mõistagi on ta olemas. Aga on ta muidugi olemas. Aga küsimus on selles, et kas teda on nii palju ja kas ta on ütleme nii hull, kui temast kiputakse rääkima. Sellepärast mul on selline tunne mõnikord, et see lähisuhte vägivalla jutt, see on mingil määral selline moevärk, samamoodi nagu me räägime sellest, kuidas kliima soojeneb või kliima soojenemise temaatika. See on lihtsalt, et 10 000, 20 000, 30 000 Eesti peal, ei ole ju tegelikult, mulle tundub, et see ei ole eriti tõenäoline. Aga on kuidas on, aga fakt on see, et terve rida inimesi sellest lähisuhte vägivallast teeb endale sellest mingisuguse omaette sellise müügiartikli või turundustriki. Inimene, kes armastab rääkida lähisuhte vägivallast ja sellest, et kui kole ja hirmus on meie endine president Kersti Kaljulaid. Kaljulaiuga oli jama oli üldse see, et kui 2018. aastal möödus 100 aastat Eesti Vabariigi sünnist ja seda tähistati Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Ja meie president oli siis tol korral Kaljulaid ja Kaljulaid tuli sealt kuskilt uksest sisse koos rahvariietes neiudega ja nii edasi. Ja läks mingisugusele postamendile või mingisugusele imelikule, ma ei tea, kas oli kast talle alla pandud või mida, läks sinna kõnet pidama. Ja siis Eesti Vabariigi 100. aastapäeval rääkis ta 3/4 aega lähisuhte vägivallast. Kas tõesti siis 100-aastane Eesti Vabariik ei vääri muud meenutust või muud osundust kui lähisuhte vägivallale?
noh, eks muidugi Kersti Kaljulaid ei ole eriti siuke maitsekas inimene, et ta nüüd oskaks nüüd kohe nii ütelda viisakalt rääkida ja nii edasi, siis ometigi on küsimus selles, et tähendab automaatselt, kui tegemist on, ütleme, ühe sellise kuidagi sensitiivse inimesega või labiilse psüühikaga inimesega, nagu Kaljulaid seda on, siis muidugi see jutt lähisuhtevägivallast loomulikult lööb see tal ajud segi. Et siin on ju tegelikult üks omapärane asjaolu, et lähisuhtevägivald Eestis, kui ta üldse figureerib kuskil nii edasi, kelle vahel see seotud on? 9 juhul 10 me räägime abikaasadest, mees-naine. Midagi käib ka lähisuhtevägivalla alla, võib arvata ka vanemate ja laste vägivald sellisel juhul, kui lapsed saavad isa käest rihma või ema käest vitsu. Et siis see nagu vist ka käib sinna alla. Kuigi ma ei ole sellest 100% kindel, sellepärast, et sellest lähisuhtevägivallast peaaegu keegi ei räägi. Räägitakse mees-naine, aga isa, laps, aga ma arvan, et see on reaalselt olemas. Ja teine küsimus muidugi on selles, et kuidas me sellesse lähisuhtevägivalda sellises situatsioonis, kuidas me suhtume. Vot on olemas üks asi, mis tekitab selles lähisuhtevägivallas tegelikult ikkagi selliseid, kuidas öelda, tõsiseid probleeme. Okei, mees ja naine, abikaasad. Teoreetiliselt eeldatakse, et mees on see, kes on vägivaldne, mõistagi ja tuleb ja ühesõnaga mingitel asjaludel hakkab oma naist peksma. Kuigi muide vastupidine variant on ka olemas tegelikult sellepärast, et ma arvan, et kindlasti 1000 meest elavad Eestis, kes on panniga vasta pead saanud. Nii et teistpidi. Aga kudapidi ta ka ei oleks. Ja minu pärast olgu ta siis need 10 000 episoodi, millest statistika räägib või 20 000, mis me ise oletame või 30 000. Siin on olemas kogu aeg üks väga tõsine probleem, mille peale keegi millegi pärast tähelepanu mõjub. Need lähisuhte vägivalla inimesed on koos teine teisega vabatahtlikult. Tähendab see naine, kes oma mehe käest peksa saab, tegelikult abielus selle mehega täiesti vabatahtlikult. Ja enamikul juhtudel oli see väga suur armastus, kuidas see abiellumine käis. Või vastupidi täpselt samuti. Kui on vägivaldne naine, siis mees läks ju tema juurde vabatahtlikult. Muide ma arvan, et väga paljud minu sookaaslased või meesterahvad nii edasi, kui nad mõtlevad natukene oma nooruse peale. Ja mina hakkan mõtlema niimoodi, hea küll, ma räägin oma selle loo, see oli kuskil 9. klassis. Ütleme siuke esimene suur armastus enam-vähem ja tore tüdruk ja Kersti oli ta nimi. Ja vot nii oli. Aga sellele Kerstile viskas silma peale või ajas külge või kurameeris temaga meie paralleelklassi poiss, kelle nimi oli Neeme. Ja ühesõnaga minul tekkis selle Neemega nagu teataval määral siuke konflikti moodi asi selle Kersti pärast. Neeme oli kõva spordimees, sealhulgas muidugi ka ratsutaja veel, tegeles ka viievõistlusega, kaasaegse viievõistlusega ja siis oli poksija ja üleüldiselt oli ta kooli jaoks probleemne inimene. Oletatavasti ta isegi varastas midagi, aga kindlasti oli ta igavesti kõva kakleja ja vägivaldne ja halvasti õppiv, 2-3 vahel olid tema hinded ja nii edasi. Ja nüüd meil tekkis see konfliktisituatsioon. Ja tema auks ma pean ütlema, et ta lubas mu lõpuni läbi peksta, õnneks ta seda ei teinud, aga ähvardus oli muidu täiesti reaalne.
Ja nüüd oli siis meil see tüdruk Kersti, kellel oli siis nagu mingil määral valida, tähendab selle Neeme ja minu vahel. Valik niikuinii juhti, tingimata see Neeme. Ja ma olen näinud neid 10 kordi, kus koolitüdrukud ja tegelikult ka noored naised, kas ülikoolis või vahetult pärast seda, valivad endale kaasadeks need inimesed, keda, kes ongi tegelikult oma olemuselt vägivaldsed. Alles hiljuti ilmus üks siuke dokumentaalfilm Venemaal, arvan 1-2 tagasi, kus räägiti paljudest vene kuulsatest näitlejannadest. Ludmilla Kurtšenko oli seal siis, Natalja Fatjejeva, Nona Mordjukova ja nii edasi. Sellistest naisnäitlejannadest, kelle peale oli siis kogu Nõukogude Liit, sealhulgas ka Eesti imetlusega vaatas alt üles, kui sellistele standardkaunitaridele ja nii edasi. Ja nüüd siis tuleb välja, et nad kõik olid, võib-olla isegi formaalselt olid abielus mingite meesnäitlejatega, aga tegelikult elasid aastakümneid koos tegelikult vene kurjategijatega, sealhulgas ka mõrtsukatega. Ehk teiste sõnadega kõige kaunimad vene näitlejannad abielusid kurjategijate mõrtsukatega. Tähendab, see on see sama moment, millest ma rääkisin, et selles on raske aru saada, aga fakt jääb faktiks, et väga paljud naised abielluvad ja eelistavad, ütleme siis viisakatele meestele, selliseid teistmoodi mehi. Ehk teise sõnaga, kui me ütleme niimoodi, et noorel naisel on valida teist korda vanglast tulnud retsidivisti ja ülikooli professori vahel. See on täiesti ühemõtteliselt selge, kumma ta valib. Professorit ei valida mitte mingil juhul. Ja võt siit nüüd tekibki see küsimus, et kui me tahame lahti saada sellest, ja nüüd siis arvata, et see rets, kes abiellub, läheb esimene armastuse tuhin, läheb 6-7 kuuga mööda, selge see, et hakkab seda naist peksma. See on täiesti arusaadav. Ja kui küüniliselt öelda, siis miks mitte peksta? Minu oma naine, eks ole, ise tean, kuidas ma peksan teda. Või siis minu mees, tean ise, minu mees, minu pann, panen sellega vastu tatti ja siis vaatame, kes tuleb õiendama. Ja pärast seda ollakse muidega mingil määral imestunud, kui politsei tuleb vahele, tähendab, kui lähisuhte vägivald leiab aset, siis keegi püüab ära joosta ja helistab politseisse ja nii edasi. Ja pärast seda see vägivalla eksekuutor või vägivalla rakendaja on pärast sageli isegi imestunud, et miks politsei mulle kallale tuli ja miks politsei mu kinni võtab ja kuskile kinni paneb ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Minu naine, minu korter, mina ise, tuju halb, miks mitte. Ja kõige hullem minu arvates kogu selle asja juures on see, et tegelikult räägitakse lähisuhte vägivallast, sellest, et kuidas see peredes kujuneb ja nii edasi. Aga unustatakse esitada üks väga lihtne küsimus. Ma ei tea, kuidas sellele küsimusele vastata, aga ma tean, kuidas seda küsimust esitada. Ja küsimuse esitus seisneb lühidalt öeldes selles, et kuulge neiud ja noored naised ja nii edasi. Enne kui te abielluma hakkate, vaadake kas või korrakski järele, kes on see inimene, kellega te abieluda tahate. Kui tegemist on ikkagi kõrtsi kaklejaga, kes kõrtsis või pubis või kuskil, on teiste meeste suhtes vägivaldne või initsieerib mingisuguse kõrtsi kakluse ja nii edasi, siis ehk te mõtlete järele, kas see on just see, kellega te tahate abieluda ja keda te tahate oma laste isaks. Ehk siis teiste sõnadega, ütleme, kes nüüd ka ei oleks selle lähisuhte vägivalla ohver? Mees või naine. Aga see ohver peaks esitama iseendale väga lihtsa küsimuse.
aga kuidas see sai nii juhtuda, et ma abiellusin temaga? Ja milline on minu enda süü selles, et see suhe on vägivaldseks läinud? See, et too peksma hakkab, on selge. Ja ongi, ja sellega klaarib politsei ja see asi läheb sinna ära. Aga see, et just tema on nagu valitud endale partneriks ja paarimeheks, on üldiselt ikkagi küllaltki tõsine küsimus. Aga Nõmme raadio ei ole see koht ja see asutus, kes peab klaarima kõiki neid lähisuhte vägivalla asju, aga lihtsalt kui me kogu sellest minu 10-minutilisest jutust saame nii palju targemaks, et lähisuhte vägivallas on üks ohver ja üks vägivalla rakendaja või teostaja, siis see nüüd on vale igal juhul. Lähisuhte vägivald, mingisugune perekaklus või selline on alati, hea küll, mitte alati, siis enamikul juhtudel 2 poole ühine süü, kelledest üks kannatab ja teine põhjustab kannatusi, aga süüdi ühel ja samal määral on suuresti mõlemad. Ja see ongi muide see üks neid põhjusi, mis pärast mulle need Kersti Kaljulaiu sagused need etteasted seal, et kus siin on perevägivald ja seal on ja unustame Eesti Vabariigi ära, räägime ikkagi mehe ja naise peksmisest ja nii edasi. Sellega ma kategooriliselt ma ei saa nõus olla. Seda enam, et Kaljulaid tõenäoliselt ei süüvi ka eriti tõsiselt nendesse probleemidesse ja jumala eest, tegelikult siis parem juba olümpia komitee asjadega ja nii edasi, millest ta tõenäoliselt võiks paremini aru saada. Nii, nüüd on olemas siuke põhimõte, mida me kõik teame. Ja see põhimõte kõlab niimoodi. Õnn ei ole mitte see, kui sul on hea olla. Õnn on see, kui sul on hea olla ja su naabril on samal ajal halb olla. Siis on õnn täielik. Ja kuna täielik õnn eeldab naabri viletsat elujärgi või see, et tal viletsalt läheb, siis ongi lõpuks ometi aeg, mida me oleme kogu aeg edasi lükanud, natukene rääkida Venemaast. Sest Venemaal on nüüd olukord tõeliselt omast kohast, ühesõnaga kehvapoolne. Tähendab lihtsalt mõned numbrid, enne kui me hakkame asja sisust rääkima. Venemaal on 85 regiooni, oblastit, midagi muud. 85 regioonist 59 on sellised, kust inimesed jooksevad minema, kus jooksevad pagulus. 85-st 59 regiooni jooksevad tühjaks. Ma siin märkisin endale üles, mis need regioonid on, sest see on omaette siuke väga tähelepanuväärne. Kus kohast inimesed lähevad minema? Esiteks Novgorod. Novgorod, mis oli Venemaa ju üks kõige tähtsamaid linnu ammustel aegadel, ammu enne Moskvat. Ja Novgorod oli muide Hansaliidu liige, Novgorod ja Pihkva, ehk teiste sõnadega me kuulusime Novgorod ja Pihkvaga ühte ja samasse kaubandusühendusse ja tolliliitu koos Tartu ja Riia ja nende kõigi teistega. Novgorod kui Venemaa riigi üks olulisemaid kohti ja Novgorod kui Vene riigi sünnihäll jookseb inimestest tühjaks. Ja edasi Pihkva, siin samas, eks ole, üle piiri. Pihkva ja Novgorod, nagu ma ütlesin, olid 2 saksakeelset muide, saksakeelset Hansalinna. 3. tähtis linn Arhangelsk, see on üleval põhjas. Kõige tähtsam Vene kaubasadam kuni Peterburi rajamiseni ja muide ka
ka teise maailmasõja ajal suurem osa Ameerika ja Inglise abist, relva, toidu ja masinate abist tuli läbi Arhangelski. Arhangelsk on väga tähtis ka kiriklikult, sellepärast et Arhangelsk tuleneb venekeelsest sõnast arhangel ehk ülemingel. Arhangel on siis peaingel Gabrieli auks nimetatud, inimesed jooksevad minema. Noh, Orjol, nii nagu ta on, me teadast palju. Tver, 200 kilomeetrit Moskvast põhja. Tver on viimane linn enne Moskvat, kui me rongiga üle Peterburi või üle Pihkva sõidame, siis viimane linn on Tver, jookseb tühjaks ammune tsaaride residents ja peatuspaik ja Tver oli tähtis ka Ivan Julmale näiteks sel ajal, kui tal tekkisid probleemid seoses ülestõusuga tema isiku vastu. Siis Komikurgan, noh okei, ei ole nii tähtis, Tambov, ka kindlasti väga, väga oluline linn. Birobidžan, tühi. Birobidžan on juudi autonoomse vabariigi pealinn, mille siis Stalin rajas kontrastina Iisraelile ja Tel Avivile. Et Venemaa jookseks juutidest tühjaks, tehti juutidele võimalus rajada oma linn Birobidžan, mis nüüd on tühi. No ja selline linn, mis on seotud eeskätt Gulagi ehk asumisele saatmise kohana, noh, ei ole vast midagi eriti kahetseda, aga tegelikult suur linn ja ka oma tööstusliku potentsiaaliga, mis nüüd jookseb siis tühjaks, nagu ma ütlesin, Magadan. Aga selliseid linn on ühte kokku, nagu ma ütlesin, 59-85 ehk teiste sõnadega Venemaa provints või ääreala ja nii edasi jooksevad tühjaks. Ma arvan, et üks korralik Eesti inimene ei kujuta nagu väga hästi ette, mida tähendab Venemaal no siuke tavaline linnakene, ütleme 300 000, 400 000, umbes Tallinna suurune või midagi. See on linn, tüüpiline linn on see, et seal kesklinnas puudub igasugune asfalt. Teed on põhimõtteliselt kruusaga ja kruusatee servades saab käia, kus teoreetiliselt võiks olla ju kõnnitee, mida seal ei ole. Puumajad, standardne variant, 2-korruselised, täiesti viltu vajanud ühte või teisele poole. Tänu sellele sooja ega külma seal nad ei pea, sellepärast, et viltu vajunud seinaga on ka aknaraam viltune. Tähendab, aknaraam on oletame otse, see on niimoodi läinud ja siis sealt aknaraami ja seina vahelt tulevad kõik asjad sisse. Vett ei ole, selle jaoks on õues olemas kaev, WC-d ei ole, peldikud on tänaval. Mis veel, mõistagi postkontorid ja värgid, mõnedes nendest linnadest, siin oli jutt, näiteks oli Magadanist, seal on niimoodi, et paljud erialaarstid ei pesitse nendes linnades, vaid kui ikka väga vaja on, siis seni kuni veel bensiini on, tuuakse helikopteriga. Kiirabiautod ei saa sõita sellisel põhjusel, et kruusatee, mis on vesine ja nii edasi, need autod lihtsalt jäävad kinni, nad ei pääse sealt läbi. See on see standardne ettekujutus Vene linnast. Kõige huvitavam muidugi selles suhtes huvitavam, morniv kogu selles asjas on see, et Putin, kes on olnud juba ju enam kui 10 aastat Venemaa juht, ei ole mitte midagi teinud selleks, et Vene linnade infra paraneks. Oleks olnud ju võimalik ehitada mingisugused paremad elektrijuhtmed, kanalisatsioonid, torud, värgid, need midagi koha peal eriti teha ei saa, sellepärast, et sellistest tühjadest linnadest seal puuduvad ju ka rahalised vahendid, et midagi parandada ja nii edasi. See oleks olnud täpselt just Moskva asi ja vähemalt
osa nendest linnadest, mis ma siin nimetasin, võiksid ju olla normaalsed ja elada normaalselt, kui Putin ei oleks kogu raha raisanud sõjapidamise peal. Muide, eks nad nõukogude ajal ju kuidagi ka elasid, aga teine küsimus on see, et kas nõukogude kord sulle seejuures meeldis. Aga ühesõnaga see viimane degradeerumine on ikkagi pärit juba otseselt Putini ajast ja Putini režiimist. Nii, nüüd mis puudutab Venemaa majandust mingil määral. Ma arvan, et kuskil 2-3 nädala pärast tuleb see ka Vene uudistest välja, et Venemaa majandus on siis tänase seisuga põhimõtteliselt perses, puhtal kujul. Millest see väljendub? Esiteks sellest, et Venemaa ei saa oma eelarvet kokku. Kunagi räägiti, veel paar aastat tagasi räägiti Vene eelarve defitsiidist 3%. Üle-eelmisel aastal 5%. Praegu 20-25%, prognoosiga 40%. Ehk 40% on see maht, mida Venemaa oma rahasid kokku ei saa. Okei, eelarve on seal, meie elame siin. Mida see väike venelane peaks siis nagu oma elust arvama, sellest suurest kõrgest makroökonoomilisest olukorrast ja nii edasi. See ei ole päriselt nii. Eelarve defitsiit tähendab suures osas seda, et näiteks see raha, mis tuleks nagu majandusse sisse läbi eelarve, võtame kõige olulisemad tootmisharud, nafta ja gaasitööstus, masinaehitus ja nii edasi, need rahad jäävad tulemata. Sellepärast eelarves neid rahasid lihtsalt ei ole. Aga see tähendab seda, et venelane ei saa osta väga paljusid elementaarseid asju, sealhulgas ka näiteks toiduaineid. Me räägi juba riietest ja muudest taolistest asjadest. Või siis ei ole Venemaa seesama väike linn, olgu ta siis Astrahan või Arhangelsk või ükskõik mis asi. Kui seal ei ole piisavat raha, siis seal ei ole ka näiteks gaasi, mis peaks soojendama naftat, millest tehakse bensiini ja nii edasi. Nüüd Venemaal selles olukorras, tähendab, kus kohas see suuresti tuleb. Venemaa eelarve väga oluline punkt, 60% on nafta. Vene nafta standardmark kannab nimetust Urals ehk Uralskaja. See Euroopas ei ole Urals, Euroopas on Brent nafta. Aga siin see Urals. Uralsi müügist on siis niimoodi, et eelarve peaks kokku andma kuskil umbes 60-70% tuleb naftast. Aga olukord naftaga on selles mõttes väga kurb Venemaa jaoks, et see nafta ja naftatulud, mis rehkendati Vene eelarvesse sisse, oli kuskil umbes $60 tünnist. Või ütleme siis barrelist, potška, tünn. Ja selle rehkendusega on kokku pandud Vene eelarve. Praegu on Uralsi hind 40 ja läheb veel rohkem alla. See tähendab seda, et Venemaa nafta müügist ei saa nii palju raha kätte, kui tal eelarvesse vaja on. Kusjuures muidugi, mis oli äärmiselt huvitav, on see, et mitte ainult ütleme sellised kommunaalsed asjad, ütleme seal elekter ja gaas, sooja gaas ja nii edasi, et need jäävad finantseerimata ja need ei ole. Kõige hullem lugu venelastel on ju praegu see, et nad ei ole võimelised finantseerima ka sõjalist tööstuslikku kompleksi. Ehk teiste sõnadega, kui me räägime sellest, et venelased võivad toota maks 100 tanki, millest me räägime? Millest me räägime?
Ja kui nüüd Putin aeg-ajalt kipub ähvardama seal küll tuumarakettide kõige sellega, siis igaks juhuks peab muidugi ettevaatlik olema, sest kurat seda tead, järsku mingi asi kuskil plahvatab ja midagi juhtub, aga üldiselt Vene sõjalistööstuslik kompleks, eeskätt siis sellised olulised asjad, tank, siis soomustransportöör, siis lennukid, siis droonid, tiivraketid. Need on niisugused asjad, mida Venemaa ei ole võimeline tootma kas või niigi palju, et kompenseerida seda, millest nad lahinguväljal ilma jäävad. See on iseenesest hea ja ega mis meil tollest, aga kui me rääkisime sellest, et venelastel on asjad ikkagi perse keeratud, siis ma toon ühe sellise näite, väga olulise näite, mida meil on väga raske ette kujutada, aga kui ma seletan, siis on. Kui me olime seal Siim Kallase ja teiste poistega NSV Liidu Ülemnõukogus 1989. aastal ja siis NSV Liidu peaministriks oli Valentin Pavlov, kes asendas Nikolai Rõškovi, kes oli enne seda olnud, siis Venemaal oli üks väga oluline majanduslik probleem, mida on raske ette kujutada. See on võlgade vastastikune süsteem ehk võlgade ringlus. See vene keeles on see kriisis neplatežei ehk mitte maksmiste ringlus, mida see teiste sõnadega tähendab. Autotehas ostab oma autodele kumme, et auto valmis saaks. Ta ei saa kummivabrikule maksta, sest tal ei ole raha. Kummivabrik ostab kusagilt kautšukit, millest ta neid kumme teeb. Ja kummivabrik ei saa kautšukivabrikule maksta, sest tema omakorda pole auto sellest firmast kätte saanud. Kautšuki tegija, kes ei ole saanud kummivabriku käest raha, ei saa maksta omakorda keemiakombinaadile, kes seda kautšuki toorainet teeb. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk teiste sõnadega meil on teataval määral nagu suletud ring, mitte maksmistest. Ja ma võin öelda seda 89-90, eks ole, siis kui me seal Juhan Aare ja Vooglaiu ja Siim Kallasega Moskvas olime ja meie Siimuga tegelesime mingil määral sihukeste majandusasjadega ja nii edasi, siis ma mäletan, et Siim Kallas ütles seda ja ega ma isegi, et kui nüüd mina oleksin Valentin Pavlov, ütles siis Siim Kallas, ega ma ei teaks, mida teha. Ja mina nagu hakkasin ka selle peale mõtlema, aga tõepoolest mida teha? Auto, kummid, kautšuk, keemia. Üksteisele ei maksa, sellepärast ei ole millegagi maksta. Mida me teeme? Ja võt selle nimi on kriisis neplatežei, see mitte maksmiste kriis. Oleks võib-olla, ei muidugi selles midagi head ei ole, aga oleks omal ajal näiteks seesama Nõukogude Liitki püsinud väheke kauem seal aasta 2-3, siis oleks näha saanud, mida sellises olukorras majanduse reguleerimisega teha saab ja mida teha ei saa. Sest esimene mõte oli see, see, mis ma ütlesin meil Kallasega, oli see, et selles olukorras ei olegi nagu midagi teha, et ma ei tea, mis siis see. Ja praegu ei tea mina ka, mida teha. Ja kõige põlvem lugu on see, et kogu Putini kabinet ei tea, mida teha. Ja nüüd neil on see ring, ehk teiste sõnadega, ainus, mis ma oskan oletada, millega see pull võib ära lõppeda. See pull võib ära lõppeda sellega, et majandus ei toimigi. Sest me räägime auto, tal on seda kumme vaja ja nii edasi, aga ta neid kumme ei saa. Mida peab auto tegema? Autotööstus tegema. Autotööstus peab oma putka kinni panema. Sellepärast ei ole võimalik. Ta ei saa ju hoida töölisi konveiri ääres ja seal liinidel ja nii edasi, kui ta ei saa töölistele palka maksta. Aga töölistele ta ei saa palka maksta sellepärast, et ta ei müü midagi. Sellepärast, et autosid ilma kummideta keegi ei taha. Ja kumme ilma autodeta,
üks tagavararatas auto peale ja ongi kõik. Nii et selles mõttes on tegemist äärmiselt, ma ütleksin niimoodi, ühest küljest väga lõbusa ja ma ütleksin majandusteoreetiliselt väga huvitava olukorraga. Ja kui keegi nüüd ütleb, et mul on venelastest hirmus kahju ja nii edasi, üldse ei ole kahju. Sellepärast nemad on ikkagi olnud need kaabakad, kes selle sõja algatasid ja nii edasi ja ärgu suskigu oma sõrmega ukrainlaste poole ega midagi, nad ise on selle tinginud. Ja kui see juba on tekkinud, siis ma ütleksin niimoodi, täname õnne, et nüüd mul on võimalus vaadata, kuidas sellises omapärases majanduslikus situatsioonis, kuidas on võimalik tööle tulla ja tööd edasi ajada. Nüüd siis, kui me veel natukene Putini Venemaast ja nendest asjadest räägime, siis üks asi ehk veel. Mäletate, meil oli siuke väike pahandus seoses sellega, et meie president Karis ei julgenud Kasahhi presidendile midagi öelda seoses Venemaaga. Kuigi Karise otsene ülesanne oli öelda, et Euroopa Liit ja nii edasi, et me toetame Ukrainat ja me ei toeta ja me oleme vastu kõigele sellele, mida Venemaa praegu teeb, jättis ta selle ütlemata, ma ei tea, olles ära ehmatanud või olles pimes ja uskudes mingit oma lollaka võitu nõuniku või ma isegi ei tea, saadik oli seal õige, seal oli saadik, kes asju teemat ei jaganud ja nii edasi. Ja tuli Karis siis siia tagasi, oli väike pahandus, meil 3-4 päeva ajalehtedes sellega nagu jäi, et nagu ei olegi. Ei öelnud, siis ei öelnud, kah mul asi. Aga nüüd on niisugune värk, et just enne jõule, see on siis 10 päeva tagasi, Kasahhi president Kasõm-Hormat Tokajev kohtus Putiniga ja klaaris Kasahstani ja Venemaa omavahelisi sõjalisi ja kaubanduslikke asju. Tähendab, see on seesama Tokajev, kellele Karis ei julgenud midagi öelda, kes hakkas Putiniga, kes ajaski Putiniga ja läkski Putiniga ajama. See oli see hetk, kui Karise ülesanne oleks olnud öelda Euroopa Liidu nimel, et me Putiniga see asi ei klapi ja nii edasi. Ma ei ole kindel, kas pärast seda, kui Karis oleks käitunud ausalt ja julgelt, kas see oleks tinginud olukorra, kus Tokajev oleks kohtumise Putiniga ära jätnud pärast seda? Võib-olla ei oleks. Aga võib-olla oleks. Sest kui mõelda selle peale, et Karise ülesanne oli esindada mitte ainult Eestit, vaid ka Euroopa Liitu, siis Tokajev oleks pidanud aru saama ja saama täiendava selle impulsi selle kohta, et Putiniga kohtumisi ei ole mõtet korraldada. Nii et see võib-olla oli, ütleme, meie Vene poliitika suhtes üks kõige hullemaid plärakaid eelmisel aastal üldse. Tähendab, Venemaa poliitika. Venemaa poliitika ei seisne selles, et me kohtume venelastega ja et me räägime Putiniga ja ei kohtud ka selles, et Narva jõest tulevad venelased üle Eesti piiri ja mitte see ei ole Vene poliitika. Vene poliitika on ka see, kus me räägime riikidega, kes on Venemaaga suhteliselt sõbralikes suhetes, sealhulgas Hiina, India, Iraan, Põhja-Korea. Kui me nendele riikidele ütleme, et teie sõber Putin ei ole suuremat asja sõber ja kuna öeldakse ju niimoodi, ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina, selle sama asja jättis Karis tol korral tegemata. Mis me siin enam räägime lõppkokkuvõttes? Jääme lootma, et mingisugune mõistus ikkagi aeg-ajalt pähe
tuleb sealhulgas ka meie presidendile. Putini puhul üks negatiivne moment eelmisest aastast on see, et Putin on hakanud rääkima oma Venemaa ajaloolistest piiridest, mis on täiesti uus teema. Ja arusaamine, et Putini ajaloolised piirid võivad tegelikult tähendada ka Eestit. Noh, ma ei tea. Ma muidugi selles mõttes ütleksin nii, et kui juba ajaloolisteks piirideks läheb, siis on meil praegu ka viimane aeg. Seda enam, et eks ole, Trump hakkab Gröönimaaga tegelema, nii edasi on saabunud järsku viimane aeg, et Eesti peaks minema Rootsi alla tagasi. Ma arvan, et kuigi ka siin on omad konksud olemas, kui ma mõtlen kõigi nende peale, masuurikute peale, kes praegu Rootsis olemas on, igasugused moslemid ja muud bandiidid ja nii edasi, siis võib-olla ei olekski kaval minna Rootsi alla, vaid tuleks hoopis minna Soome alla või ma ei tea, kui juba sellisteks naljajuttudeks juba asjad lähevad. Aga no mis seal ikka? Sellised need eelmise aasta lõpu asjad on. Ja no jah. Loodame, et asjad lähevad paremaks. Loodame, et Venemaal läheb väga halvasti ja hakkab juba minema. Meie ülesanne on tunda rõõmu igast Venemaa halvasti minemise sündmusest. Ja vastupidi, loodame, et kõik, kes meid täna vaatasid ja on need, kes jäävad vaatama meid kuni selle aasta lõpuni ja et me oma vaatajatest ei kaota eeloleval aastal mitte kedagi. Täname kõiki, kes on meid toetanud ja kes soovivad meile head. Täname toetajaid ja neid, kes meile pöialt hoiavad. Tänu teile on see raadiojaam või kogu see podcast või see, mida me toodame, on tänu teile on see tegelikult võimalik. Eks me oska rääkida igasuguseid jutte sinna ja tänna, aga tähtis on ikkagi see, et meil kogu see tehnika ja see kõik käima läheb. Ja soovime Margusele nagu alati tervist. Eelmisel aastal ta kehvemaks läks, aga nüüd peaks olema see aeg, mil see tervis peaks heaks minema tagasi. Vastik on haige olla. Parem ikkagi, kui kõik läheks hästi ja et tulevane aasta oleks hea ja tore kõikidele meile. Nägemist. Saade on salvestatud 2025. aastal.